tere tulemast Musta kassitaro lugemisse sõnnid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 10–16 august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin mõõkade 4-ga. Mõõkade 4 ütleb seda, et pange oma probleem kõrvale, tulge selle juurde hiljem tagasi. Praegu on aeg puhata, et lihtsalt ärge üldse mõelge sellele, mis teile peavalu valmistab, vaid lükake see tahapoole. Sellega tegelete hiljem. Kõrval on tal poodu. Poodu räägib seda, et tuleb asjadele vaadata teise nurga alt. Seesama probleem, mis teid siin vaevab, pange ta kõrvale. Ja kui läheb natuke aega mööda, siis te näetegi seda natuke teise nurga alt. Seda probleemi ennast või tema lahendust. Selle poodu kaardiga on ka see veel, et elu võib ka niimoodi üllatada selle poodu kaardiga, et tuleb teelt kõrvale astuda, toob mingisuguse kurvi teile sinna teele, aga see on meeldiv üllatus. See on midagi sellist, et teil on plaanid paigas, aga siis heliseb telefon või tehakse mingi muu pakkumine ja te peate oma plaane muutma. Aga see on selline muutus, mis toob naeratuse näole, et see ei ole midagi halba, see on meeldiv üllatus. Edasi tuleb siit müntide 7. Müntide 7 kaart räägib sellest, et mida külvasite, seda nüüd lõikate. Et see on saagi koristamise aeg. Olete edukalt külvanud, nüüd edukalt ka lõikate. Ja kuna siin kõrval kohe on müntide kuningas, no siis on teil siin rahalõikus, et ilmselt mingi projekt toob nüüd sisse teile raha. Ja nüüd on vaja mõelda, mis ma selle rahaga peale hakkan. Et kuna siin all kohe tema järgi nüüd kuninga järgi tuleb armastajate kaart, mis tähendab valikut, kas ma hakkan oma unistusi täitma selle rahaga või ma lepin sellega, mis mul juba on, siis ongi mõttekoht. Müntide kuningas ise on väga tark ja rahaasjades ka selline, temal on eelarve paigas. Tema ei tee emotsiooni oste. Nii ka siis teie ärge tehke emotsiooni ajal ühtegi otsust, vaid mõelge ja kaaluge kõik korralikult läbi, enne kui mõne raha kusagile välja käite. Et müntide kuningas ei ole kitsi kuningas. Kui temal on vaja, siis tema ostab ja käib raha välja, kui ta näeb, et see on talle vajalik või see talle kasu toob. Et siis ta investeerib ja nüüd on ka teil siin see valik, et kas hakkan unistusi taga ajama, kas hakkan oma unistusi täitma või lepin sellega, mis mul on. Edasi tuleb müntide 8. Müntide 8 räägib töö tegemisest, pühendunud töö tegemisest. No kui te nüüd otsustasite ikkagi oma unistuste poole püüelda, no siis te hakkategi tööd tegema selle nimel kohe pühendunult, nii et pole enam ööl ja päeval vahet. Sellepärast, et kui inimene midagi tahab, siis ta ongi valmis selle nimel rohkem rabama ja rabelema, et seda saada, et see asi lõpuks hakkaks toimima, käivitatud saaks, siis lähebki väga palju tööd, väga palju energiat ja väga palju aega. Ja viimase kaardina on teile välja tulnud karikate rüütel. Karikate rüütel tahab inimesi teenida. Tema tahab inimeste jaoks midagi teha. Temal peab olema millelegi pühenduda või kellelegi pühenduda. Kui tema saab aidata, toetada, pühenduda, siis tema on õnnelik ja rahul. Aga kui talt see ära võtta, siis ta on õnnetu, tal kaob sära silmadest ja ta ta vajub lössi, ta kuhtub ära, tal ei ole enam seda elurõõmu. Nii et kui teie elurõõm seisneb inimeste aitamises, selles mõttes inimeste heaks millegi tegemises või on see teie unistus õppida näiteks elus midagi sellist või alustada, kes tahab endale restorani avada, kes kohvikut, kes võib-olla, ma ei tea, õpib meditsiinitöötajaks, kes tahab tuletõrjuja olla, läheb näiteks Kaitseliitu, see samamoodi kuidagi viisi, ma ei tea, kuidas need väiksemad seal on organisatsioonid ja inimesi teenida. Et seda saab ju teha väga mitmel moel. See võib olla maniküüri ja teha
naisi ilusaks, teha neile maniküüri, pediküüri, aidata vanu inimesi, ma ei tea, käia hooldekodudes ette lugemas näiteks või jalutamas mõne ratastooli kliendiga. Et kõiksugused võimalused on olemas inimesi teenida selles mõttes, et inimesi aidata, neile rõõmu valmistada. Vot niisugune lugemine tuli teile, armsad sõnnid, selleks nädalaks. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida. Kohtume järgmisel nädalal.